Restorani Alvigneto peakokk Ivan Lambredi näitab meile, milline on üks klassikaline Parma regiooni kolmekäiguline lõunasöök. Buongiorno! Buongiorno! No kohe näha, et keegi on mõnusad iluund teinud. Eks ole. Tere hommikust. Aga lähme vaatame kööki, siis saame süüa. Lähme. Ciao! Nice to meet you! Tanja. We make free dish very important for Parma, okay? Okay. Can I help you? Yes. Can I watch? Parma teemalise kolmekäigulise lõuna eelroaks on Anolini in brodo ehk lihatäidisega pasta puljongis. Just liha köögivilja täidisest me alustamegi. Selline lohakas tükeldus. Liha ka kohe sisse. Madalal temperatuuril hakkab küpsema. Kui tavaliselt mina teen just vastupidi. Liha pruunistan kiirelt ära, köögiviljad pruunistan ära ja siis hakkan hautama. Tema paneb kõik asjad rahulikult potti ja madala temperatuuriga hakkab see haudumisprotsess pihta. Jällegi, hea nipp. Salt, pepper, cannella. Kaneel. See on huvitav. And chiodi di garofano. Nelk. This is a secret of nonna si dice the wine go down slow. See on selline roog, mida võib-olla jõulude ajal teha, sest need aroomid siit ju tulevad tuppa. Lisaks sellele ma saan aru, et läbi pragude, läbi taldriku ju tegelikult ka lihasse. No just nad niimoodi väitsid. Sa pead leidma õige praoga taldriku ehk selline vana traditsiooniline, ma saan aru, vanaema retsept. Kui poti sisu on 14 tundi haudunud, tuleb see püreestada massiks, mis saabki meie tänase eelroa maitsvaks täidiseks. 150 of stracotto. Okay. 50 of bread. Yes. Okay. One egg. One egg. Okay. And parmesan. Okay. 300 parmesani. Mina olen kuulnud ütlust, et ei ole halba toitu, on vähe ketšupit, aga ma ütleks, ei ole halba toitu, on vähe juustu. Pange juustu. Itaalias ei tohi ketšupist üldse rääkida ole. Aga tomatipastat nad kasutavad jällegi palju. See on teine asi, muidugi tomatipast. Sina ju abiellusid ka Itaalias. Mis teie pulmalaual, mis toidud olid? Ravioli oli, meil oli nii palju. Minul olid ka raviolid, vitello donato, me sõime magustoiduks tiramisud. Meil oli ka tort. Päris väike on, eks ju, see täidis, mitte nagu väga palju. No ilusad nööbikesed, ei ole midagi öelda. We cook our anolini, okay? Yes. This is our first course. Okay. I wait 2 minutes and they are ready. Ettevalmistus on küll 14 tundi, aga lõppviimistus ainult 2-3 minutit. Seega ikkagi kiire roog. Kas me nüüd saame süüa? Just saame! Ja nagu näha, ta ei raputa ka, et natuke kui seda keeduvedelikku tuleb kaasa, see on täiesti okei. Klassikaliselt serveeritakse seda siis ühesõnaga puljongiga. Kas sina tavaliselt ole puljongiga söönud pelmeeni näiteks? Mulle väga-väga maitseb. See on nagu uus asi. Puljongi sisse parmesani. Kuidas ilma parmesanita? Siin piirkonnas. No. Kuulus Anolini. Buon appetito e godetevi la giornata. Eestis tavaliselt, kui selline asi tuleb, siis siia on ikkagi peale chopitud kas sibulat või mingi tüümeni oksakene või midagi alati on, eks ju. Aga vaadake, puhas, ilus, natuke parmesani, hea tooreine. Aga kõige rohkem siin on tunda armastust. Seda siin on kõvasti.